Üks kivi, üks kukkumine. Kaks erinevat lugu sellest, mis juhtus. Kas mägi tappis ta või juhtus midagi tumedamat? 21. august 2010. Aiguille Noire de Bûcheron, Mont Blanci massiiv, 12 400 jalga. Nii juhtus see Chloe Graftio viimastel hirmuäratavatel minutitel. Tere tulemast äärmusesse, kus panused on kõrged, kuid keegi pole lihtsalt. Pealkiri. Mõned alpinistid peavad Mont Blanci massiivi surmamäeks, aga 21. augusti hommikul aastal 2010 Chloe Graftio ja tema ronimispartner Nicolas kogesid midagi täiesti teistsugust. Tunde varem olid nad lahkunud merepinnalt ja alustanud tõusu Aiguille Noire de Bûcheroni lõunaharjal, Alpi stiilis. Kuigi seda 30 meetri kõrgust tippu austatakse nii palju, et alpinismikirjanikud panevad selle kogu Alpide 100 parima ronimise nimekirja. Nad liikusid sellel sujuvalt, kandes kogu vajalikku varustust seljas, liikudes koos üle rohkem kui 1000 meetri paljast kaljut, ainult köis kaasas, peotäis julgestusvahendeid ja aastatepikkune kogemus. Ja nad jätsid sellest täiesti pingutusteta mulje. Iga liigutus oli täpne, ilma ühegi takerdunud kõie või vale rajavalikuta, mis oleks nende energiat kulutanud. Kui nad aina kõrgemale ronisid, tundus, et isegi taevas oli nende poolt. Õhk oli täiesti selge. Iga kõie pikkus, iga ankur töötas ja hilishommikuks astusid nad tippu, peaaegu 100 jalga merepinnast kõrgemal. Kell 13.00 oli aeg koju minna ja mägironimises juhtub halbu asju just alla tulles. Statistika järgi juhtub mägedes rohkem õnnetusi laskumisel kui üles minnes ja Chloe teadis seda. Ta elas praktiliselt nendes mägedes. See oli inimene, kes 15-aastaselt, enne kui ta oli piisavalt vana, et autot juhtida, oli juba võitnud ronimismeistrivõistlusi. Nii et kui ta koos Nicolasiga asju kokku pakkis ja laskumist alustas, oli selle surmava mäe järjekordseks statistikaks saamine viimane asi, millele ta mõtles. Aga Aiguille Noire du Puy-de-Dôme on mägi, millel on kaks väga erinevat iseloomu. Tõustes Mont Blanci massiivi lõunaküljelt on seda juba ammu peetud üheks parimaks kaljuronimismarsruudiks kogu Alpides. Rohkem kui 100 jooksul on eliitalpinistid reisinud siia üle kogu maailma, et ronida selle kuulsa graniidist lõunaharja otsa, mis premeerib hoolikat liikumist ja karistab hooletust. See ei ole selle aheliku kõrgeim tipp. Selleks polegi vaja olla. Selle maine tuleneb ronimise enda kvaliteedist. Tipu jõudmist peetakse mägironijate seas auasjaks ning just sealt olidki Chloe ja Nicolas asja tundnud. Marsruut, mida nad olid tundide kaupa roninud, oli lõunahari, suurepärane monoliitsest graniidist selroog. Graniit on just see kivim, millest ronijad unistavad. See moodustub sügaval maapinna all, kujuteldamatu kuumuse ja surve all. Selle kristallid on nii tihedalt kokku surutud, et see suudab hoida ronija raskust servadel, mis on vaevu sõrmeotsa laiused. See murdub harva ja laguneb harva. Ronijad veedavad kogu oma karjääri õppides graniiti usaldama. Chloe usaldas seda täielikult. Kuid nad ei läinud tagasi mööda sama teed, kust nad tulid. Nagu peaaegu kõik, kes ronivad Aiguille Noire'ile, laskusid ka nemad idaharja mööda ning siin alla minemine on hoopis teistsugune kui üles ronimine. Üles minnes otsivad su silmad pidevalt haardeid, pragusid ja astanguid enda kohal. Iga liigutus on läbimõeldud, sest sa näed täpselt, kuhu sa ulatud. Allatulek pöörab selle protsessi ümber. Su jalad otsivad toetuskohti, mida sa alati ei näe. Sa lased oma keha tühja õhku, enne kui täpselt tead, mis sinu all on. Iga samm põhineb osaliselt tunnetusel, mälul ja usaldusel. Mõnda aega tundub idahari ikka veel tuttav, sest see sama usaldusväärne graniit, mis kandis sind turvaliselt tippu, ulatub su saabaste all edasi. Aga kusagil seal allpool, ilma igasuguse hoiatuseta, ilma ühegi märgita, annab puhas graniit vaikselt järele millelegi, mida alpinistid nimetavad mädakiviks. Nad nimetavad seda nii, sest see koosneb lugematutest väiksematest killustikest, mis on miljonite aastate eest kokku tsementeeritud, peaaegu nagu killustik, mis on pressitud betooni sisse. Mõnikord on see looduslik tsement uskumatult tugev. Mõnikord on seda aastakümnete pikkused külmad talved, sulav lumi, vihm ja gravitatsioon nõrgestanud. Kaugelt vaadates näib iga plokk täiesti usaldusväärne. Lähemalt vaadates kannab üks kivi su raskuse probleemideta, samal ajal kui järgmine võib peaaegu ilma igasuguse hoiatuseta lahti tulla. See on nagu 900 meetri kõrgusest Jenga tornist alla ronimine, kus iga plokk näeb täpselt samasugune välja, aga keegi ei oska öelda, milline neist on lahti.
Võiks arvata, et sellist laskumist välditakse iga hinna eest, kuid tegelikult pole paremat teed alla olemas. Põlvkond põlvkonna järel on kohalikud mägijuhid leppinud sellega, et see on lihtsalt Aiguille Noiri laskumise hind. Nii et aastate jooksul nad on otse harjale maalinud väikesed kollased täpid, põimides teekonna läbi tornide, murenenud rennide, lahtiste kaljuservade ja lugematute nimeta kaljunukkide vahel. Need tuhmunud kollased ringid tähistavad kõige turvalisemat rada, mille keegi on suutnud leida pärast enam kui sajandit selle mäe ronimist. Järgi täppe ja sa liigud mööda rada, mida tuhanded ronijad enne sind on edukalt alla tulnud. Astudes neist vaid mõne sammu eemale, usaldad sa mäge, mis pole kunagi lubanud sind hoida. Kui Chloe ja Nicholas hakkasid mööda kollaseid täppe alla minema, ei kulgenud laskumine kogu tee vältel ühtemoodi. Kõige järsemates ja katkisemates lõikudes kasutasid nad endiselt sama köit, millega üles roniti, tehes lühikesi laskumisi, libisedes mööda köit alla üle kõige lagunevama kalju. Täpselt nii, nagu sind õpetatakse toime tulema maastikul, mis on liiga järsk ja lahtine, et lihtsalt alla ronida. See on süsteem ja siiani töötas see süsteem ideaalselt. Aga lõpuks muutus kalje laugemaks, maa muutus tasasemaks, meenutades pigem järsku matka kui ronimist. Ja just siin, sellel kergemal pinnasel, hindasid nad kalju kaldenurka, ilma, maastikku ja tegid midagi, mis kõlab täiesti hullumeelsena, kui sa mägironimisest midagi ei tea. Mõlemad peatusid, sirutusid käe oma rakmete juurde, vabastasid karabiinid ja sidusid lahti köie, mis neid ühendas, ning pakkisid selle siis ära. Nad kõndisid nüüd alla 100 jala kõrguselt mäelt, olles täiesti millegi külge kinnitamata. Mõlemal pool neist haigutas tuhandete jalgade sügavune tühjus. Nüüd ohutusköie lahti sidumine sellisel kõrgusel kõlab kindlasti ülbusena. See oli ka minu esimene mõte. Tegelikult oli see hoopis vastupidi. Kui sa ronid püstloodis kaljuseina, siis paned iga paari meetri tagant kivisse metallist ohutusankrud ja kinnitad oma kõie nende külge, et kui sa peaksid kukkuma, siis ankur peatab su. Aga see idahari on uskumatult pikk, kaldu ja sakiline turnimine, kus on väga vähe kohti, kuhu saaks turvalist varustust kinnitada. Ja kõrgetes mägedes on kiirus sinu peamine ohutusvarustus. Öise meeskonnana liikumine võtab tohutult väärtuslikku aega, sest pidevalt tuleb kõie lõtku hallata, sasipuntraid lahti harutada ja tuule käes suhelda. Mida kauem 2 mägironijat sellisel harjal avatud on, seda suurem on tõenäosus, et nad jäävad mõne ootamatu pärastlõunase äikese kätte, mis selles piirkonnas inimesi regulaarselt tapavad. Nende arvates pidi see lihtsalt puhkema. Ja on veel üks põhjus, miks Chloe ja tema partner olid nii kindlad, et selle kõige ära võtsid. Et aru saada, mida ma mõtlen, pead sa minema aastaid tagasi ühte ronimissaali Namuris, Belgias, kus Chloe, olles 11-aastane, oli just loobunud kergejõustikust, sest see oli liiga stressirohke. Ja ta vajas midagi muud, kuhu kogu seda energiat suunata. Tema vanem õde Alex oli juba ronimisega tegelenud. Chloe järgnes talle ronimissaali ja aasta jooksul sai selgeks, et just selleks ta sündinud oligi. Alex juhendas hiljem oma õde tema esimesel Mont Blanci tiputõusul koos ühe pere tuttavaga, kellest sai hiljem ise üks maailma parimaid ronijaid. Just siis see kõik algas. Aastaks 2002 oli juba selge, et Belgia oli leidnud kellegi erilise. Chloe Graftier saabus noorte maailmameistrivõistlustele Cantaloos Prantsusmaal kui järjekordne andekas teismeline. Ta lahkus kui oma vanusegrupi parim raskusronija maailmas. Ta oli vaid 15-aastane. Enamik teismelisi maailmameistreid veedab järgmised paar aastat, püüdes tõestada, et võit polnud juhus. Chloe tegi vastupidi. Igal hooajal ta lihtsalt jätkas võitmist. Rahvuslikud tiitlid raskusronimises, rahvuslikud tiitlid boulderingus, juunioride võistlused, täiskasvanute võistlused. Tundus, et vahet polnud. Kus iganes oli ronimisseen ja stopper, oli Chloe järsku see, keda kõik teised pidid võitma. Tol ajal oli Belgia ronimises juba superstar olemas. Muriel Sarkani oli aastaid kandnud seda spordiala oma õlgadel. Loomulikult tutvustati iga noort ronijat kui järgmist Murielit. Aga Chloe ei jäänud kauaks ainult potentsiaaliks. Mõne aastaga oli ta saanud omaette looks. Neile, kes teda ronimas vaatasid, polnud see üllatav, sest see ronija liikus kiiremini, kergemalt ja loomulikumalt kui teised seal üleval. Chloe sai kiiresti hüüdnimeks Tinkerbell, sest ta hüljus mööda seinu üles, samal ajal kui teised pidid iga liigutuse nimel võitlema.
Ja kuigi ta oli üks riigi säravamaid ronimistähti, teadsid need, kes temaga tegelikult ronisid, teda hoopis millegi muu poolest. Nad teadsid, et enne raskeid lõike tõmbus ta vaikselt endasse. Justkui mägi poleks midagi, mida karta, vaid koht, kuhu ta kuulub. 19-selt pakkis Chloe oma elu autosse ja lahkus Belgiast Prantsuse Alpidesse, kus elasid Euroopa parimad ronijad. Iga otsus, mille Chloe nüüd tegi, keerles selle ümber, et saada paremaks, sest ta soovis sisseastumist ENSAsse, Prantsusmaa eliitmägigiidi akadeemiasse. See on üks väheseid kohti maailmas, kus ronijaid koolitatakse päästma teisi inimesi, kes on mägedes lõksu jäänud või hätta sattunud. Oli ainult üks probleem. Chloe treenis oma eesmärkide jaoks valesti. Või vähemalt nii arvasid alguses kõik teised, sest tipptasemel ronimine premeerib kinnisideed. Tavaline viis on valida üks ronimisala, saada selles uskumatult heaks ja ignoreerida kõike muud. Bouldererid saavad bouldereriteks, jääronijad saavad jääronijateks. Alpinistid jäävad mägedesse. Nii sünnivadki meistrid. Chloe eiras seda reeglit täielikult. Ühel nädalavahetusel rippus ta pea alaspidi väikeste sisehoidmete küljes maailmakarika boulderingu finaalis. Järgmisel nädalavahetusel tagus ta jääkirveid jäätunud jugadesse. Siis kadus ta päevadeks Alpidesse, ronides pikki mägironimismarsruute. Loogika järgi oleks ta pidanud kõigis 3 keskpäraseks jääma. Tegelikkuses sai temast igas valdkonnas tipptegija. Aastaks 2010 saavutas ta boulderingu maailmakarikas üldarvestuses 3. koha, mis on selle spordiala kõrgeim tase. Ja 3. ei tulda õnne najal. Maailmakarikarika boulderingus otsustavad tulemuse kõige väiksemadki nüansid. 2 ronijat võivad lahendada täpselt samad rajad, kuid võitjaks osutub sageli see, kes vajab 1 katse vähem. Üks libastumine või viga kogu võistluse jooksul võib tähendada vahet kuldmedali ja tühjade kätega koju minemise vahel. Wiles võitis Chloe kuldmedali. Seejärel võitis ta taas kuldmedali Inglismaal Sheffieldis enam kui 20 000 inimese ees, edestades konkurente 1 katsega. Siis läks ta Sheffieldisse ja võitis jälle. Sama aasta alguses oli ta juba võitnud Ice Masteri maailmakarika Itaalias. Mõtle sellele korraks. Maailma parimad boulderingu sportlased veedavad kogu oma karjääri, püüdes teisi boulderingu sportlasi võita. Maailma parimad jääronijad kulutavad oma elu, õppides tööriistu külmunud jugadesse lööma. Chloe võitis mõlemaid. Planet Mountain, üks Itaalia suurimaid ronimisajakirju, nimetas teda äärmiselt mitmekülgseks. Kui üldse midagi, siis nad alahindasid teda. Sest Chloe oli peaaegu igasuguses siseronimises väga hea. Ta oli juba üks parimaid võistlusronijaid maailmas, võites spetsialiste, kelle kogu elu keerles ametlike võistluste plastseinte ümber. Väljas ronis ta kalironimisradadel, mis olid nii rasked, et isegi paljud professionaalsed ronijad ei jõudnud kunagi sellele tasemele. Üks tema raskemaid ronimisi kandis raskusastet 5,13D, mis on nii nõudlik tase, et iga liigutus peab olema täiuslikult sooritatud. Siis vahetas ta roonimissussid jääriistade vastu ja suundus jäätunud koskedele, kus iga löök pidi haarama jäässe, mis võis tema all puruneda. Ta võistles ka segaronimises distsipliinis, kus ronijad liiguvad palja kalju ja jää vahel, kasutades teravaid metallist tööriistu ning tasakaalustades end jalatugedel, mis on vaevu mündilaiused. Isegi eliitrenijate seas ei proovi paljud seda kunagi, sest see nõuab täiesti teistsuguseid oskusi. Ja ta ei peatunud Euroopas. Ta ületas Atlandi ookeani, et jõuda California Yosemite rahvusparki ning vallutada mõned maailma kuulsaimad kaljuseinad. Tagasi Prantsusmaal ronis ta traditsioonilisi marsruute järskudes Lubjakivi kanjonites, paigaldudes iga kaitsevahendi ise, selle asemel, et kasutada kellegi teise paigaldatud polte. Talvel laskus ta suuskadel järskudelt Alpimäe nõlvadelt, kuhu enamik harrastussuusatajaid ei julgekski astuda. Ja siin, Mont Blanci massiivis tema jalge all, oli ta juba läbinud mõned selle mäestiku kõige hinnatumad alpinistlikud marsruudid. Nii et kui ta sel pärastlõunal mööda Idaharri alla liikus, järgides tuhmunud kollaseid täppe, ta katsus iga kivi ettevaatlikult, enne kui oma raskuse sellele pani. Polnud põhjust arvata, et see laskumine erineks kuidagi sadadest eelnevatest. Ta ei muretsenud isegi mitte selle mäe pärast. Juba mõne nädala pärast lendab ta koos Prantsuse alpiklubi liikmetega Indiasse, et proovida tõusta Bhagirati Triile, üks eraldatud Himaalaja tipp, mis kerkib üle 21 000 jala merepinnast. Tema mõtted olid juba sellel mäel ja siis, vähem kui sekundiga, muutus kõik. Ühel hetkel liikus Chloe Craftia mööda Idaharri allapoole,
täpselt nii, nagu ta oli sadadel teistel mäeharjadel enne seda liikunud. Huulikalt järgides tuhmunud kollaseid täppe, katsetades iga sammu enne, kui kogu oma raskuse sellele pani. Järgmisel hetkel lakkas Mägi teda lihtsalt toetama. Nicholas, tema partner, ei näinudki, kuidas see juhtus. Ta oli kuskil lähedal samal katkisel maastikul, liikudes oma rada mööda alla läbi samade kollaste täppide välja. Kui ta kuulis valju pauku ja üles vaatas, oli Chloe lihtsalt kadunud. Chloe kukkus peaaegu 360 meetrit, mis on umbes 2 üksteise otsa asetatud Eiffeli torni kõrgus. Nende vahel polnud kõit, mis oleks seda peatada saanud. Ja nii pika kukkumise puhul poleks seda peaaegu kindlasti saanudki olla, sest inimese keha liigub vabalangemises väga kiiresti. Juba mõne sekundiga liigud sa kiiremini kui auto maanteel. Aga see polnud üks puhas kukkumine läbi tühja õhu. Ida Harja all olev sein on sakiline ja halastamatu. Iga väljaulatuv kivi tähendab uut kokkupõrget. Iga astang tähendab uut põrget. Mägi ei oota, et sa põhja jõuaksid, enne kui ta kahju teeb. Selle suurusjärgu kukkumisi uurivad traumaspetsialistid kirjeldavad midagi kummaliselt halastavat. Vigastused on nii kohesed ja nii katastroofilised, et teadvus kaotatakse sageli peaaegu hetkega. Kõik, mida Chloe selles esimeses murdosa sekundis koges, oli tõenäoliselt viimane asi, mida ta kunagi tundis. Kiire kõrvalepõige. Iga kuu on üks lugu, mis kunagi YouTube'i ei jõua. See on üleval Patreonis, kui sa tahad seda näha. Lingid allpool. Nüüd tagasi mäe juurde. Nicholas pidi ikka veel üksi mäelt alla saama. Ta laskus šokis ülejäänud Ida Harja, kandes endaga teadmist, et tema ronimispartner ei olnud enam tema taga. Lõpuks jõudis ta kohta, kus ta sai lõpuks häiret anda. Aga sellisel mäen nagu Aiguille Noire ei jõua abi minutitega. Seal pole teid, kiirabiautosid ega helikopterid ootamas üleval. Itaalia alpipääste meeskonnad hakkasid orust ülespoole ronima koos Guardia di Finanza ohvitseridega, kandes varustust, mis on loodud just sellisteks missioonideks. Aga enne, kui nad isegi seina jalamile jõudsid, teadsid kõik juba niigi. See polnud enam päästeoperatsioon, see oli hukkunu äratoomine. Chloe keha viidi alla Courmayeur linna ja kusagil Belgias ei teadnud isa, kes ootas oma tütart mõne päeva pärast koju, et tema elu oli juba igaveseks muutunud. Ja siin võiks arvata, et see lugu lõpebki, aga ei lõpe. Sest keegi ei suutnud kokku leppida, mis tegelikult juhtus. Sest kui Itaalia võimud alustasid tavapärast uurimist, mis järgneb igale mägedes juhtunud surmale selles orus, ei leidnud nad tegelikult midagi, mida uurida. Ma mõtlen, sa ei saa ju mäge kohtusse kaevata. 2 kogenud mägironijad tegid täpselt seda, mida giidiraamatud sellisel maastikul soovitavad teha. Ja üks neist ei jõudnud alla tagasi. See oleks pidanud olema lihtne juhtum, aga kui nad tegelikult proovisid tükid kokku panna, selgus, et maailmameistri mäelt kukkumise kohta on 2 täiesti erinevat lugu. Päästemeeskondade ja pärast õnnetust avaldatud esialgsete teadete kohaselt oli Chloe laskumise sellel kuulsal kergel lõigul, kui Mägi lihtsalt viskas talle pommi kaela. Tuule või liikuva jää tõttu kusagil kõrgel lahti tulnud kiviplokk veeres vaikselt mööda kuru alla. See tabas teda nii suure jõuga, et paiskas ta jalust ja viis ta harjalt alla. Selle sündmuste versiooni järgi ei teinud Chloe midagi valesti. Ta seisis lihtsalt vales kohas, täpselt valel hetkel. Ainus inimene, kes tol päeval mäelt elusana alla tuli, oli Nicholas, Chloe tolle päeva ronimispartner, ja ka tema oli ise kogenud alpinist. Ja pärast otsest vestlust Nicholasega ei olnud see versioon see, mida tema perekond uskuma jäi. Sellest, mida Nicholas rääkis, said nad aru, et laskumisel jõudsid nad ühte lõiku, kus Chloe sirutas käe, et end toetada näiliselt täiesti kindla kiviploki peale. Hetkel, mil ta usaldas oma raskuse sellele kivile, eraldus see mäest ja tuli tal käe otsa kaasa. Nii järsul maastikul pole su käed ainult selleks, et end üles tõmmata. Need on seal ka selleks, et takistada su kehal väljapoole kaldumast, kui su jalad otsivad allpool järgmist jalatuge. Kui see käetugi äkitselt kadus ka tema tasakaal. Polnud enam millestki kinni haarata. Ta paiskus harjalt eemale ja Mägi võttis ta endale. Kõigi ütluste, sealhulgas tema enda sõnul, ei näinud Nicholas tegelikult seda hetke, kui ta kukkus. See tõstatab ühe ilmse küsimuse.
Kuna keegi tegelikult ei näinud seda viimast hetke, siis kust tuli selle loo teine versioon? Üks võimalik vihje võib juba peituda Chloe enda sõnades. Vaid 5 päeva enne õnnetust avaldas Chloe oma isiklikul veebilehel uuenduse, kus ta kirjeldas teist ronimist, mille ta oli sama alpireisi ajal lõpetanud. Ja peaaegu juhuslikult kõige muu seas kirjutas ta, et oli peaaegu kukkunud, kui tõmbas suure kiviploki külge ning vaadates, kuidas see tema käes lahti tuli, suutis ta end siiski kinni püüda. See ei tõesta küll, et sama asi juhtus ka 21. augustil, kuid see aitab selgitada, miks tema perekond hakkas uskuma hoopis midagi muud. Kas nad rekonstrueerisid seda, mida nad uskusid, et pidi juhtuma maastiku põhjal? Kas päästjad avastasid tõendeid, mis ei jõudnud kunagi ametlikesse raportitesse? Või kadus midagi lihtsalt ära, kui lugu liikus tunnistajalt perekonnale ja sealt ajakirjanikele? Ma tahan teada, mida teie arvate. Andke mulle oma teooriast kommentaarides teada, sest tõenäoliselt ei tule kunagi ametlik uurimist, mis oleks piisavalt põhjalik, et see küsimus lõplikult lahendada. Ainult see, et 2 tunnistajat, kes tegelikult tõde teavad, on Chloe ja Maggie, kuid kumbki neist ei saa rääkida. Mõlemas loos ollakse ühel meelel selles, et see 23-aastane, kes oli oma põlvkonna andekamaid mitmekülgseid mägironijaid, ei jõudnud kunagi tagasi mäelt, mida ta oli varem nii palju kordi vallutanud. Ühes oma viimastest intervjuudest küsiti Chloe käest, miks ta keeldub spetsialiseerumast nagu peaaegu kõik teised eliitrongijad, ja tema vastus oli kaunilt lihtne. Miks on millestki ilma jätta? Chloe usadus üht instinkti. Ühel hetkel kaljuseinal, kus ainus tunnistaja oli Maggie ise, Everestil usaldas ka teine ronija oma instinkte. Ainult, et ta ei langetanud seda otsust üksinda. See tehti kogu maailma ees, teiste inimeste elud tema kätes. Kui Everesti ajaloo kõige surmavam torm tabas, pööras ta ringi ja tuli alla. Ja selle ühe valiku pärast ei nimetatud teda õnnetuks. Teda nimetati argpüksiks. See järgmine video räägib Everesti valest, mis pettis kogu maailma.